Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgidagi Instagramis. Ning vaatame üle, mis see mai algus siin kaksikule toob suhetes ja armastuses, mis on siin kaksikule tulemas. Kaamerast, kes vaatas, vist juba nägi esimest kaarti ka, kuidas see siin keerutas laua kohal. Minul jäi nägemata. Aga midagi siin just oli veel ja võtame lõpetuseks veel kaksikule 2 kaarti. See, okei, olemas. Ja mille me siit jätame nüüd viimasteks, see vist kukkus viimasena, siis oli see kaart. Võib-olla see ülemine oli lendas sealt libises või võib-olla ikka see kuningas. Aga ei tea, see kuningas on siin ees, võtame siis selle kuninga ette ja kaksikud esimese kaardina teil väljas mõõkade kuningas. Hästi sihikindel inimene, hästi nutikas, taibukas, aus, õiglane, muidugi suhteliselt eduka inimese energia ka ja siuke iseseisva inimese energia, aga mõõgad tähendavad tihti ka mingit suhtlust, et võib-olla olete ise väga hea suhtleja, muidugi kaksikud ja kaksikud on kindlasti väga head suhtlejad, et mul on endal ka tõusumärk kaksik ja olen hea suhtleja, et tean, mis teema on kaksikud. Muidugi kindlasti, kes tunneb ennast selles energias ära, on see kindlasti teie energia, olenemata sellest, kas te olete meesterahvas või naisterahvas. See on nagu meesenergia kaart, aga meesenergiat on tegelikult meesterahvastel ja naisterahvastel, eriti kui on siis siuke nagu karjääri tegev naisterahvas või midagi taolist. Muidugi mõõkade kuningas on siuke ennast kehtestamise kaart või võibollagi kellegi jaoks otsekohese ütlemise kaart, et kui te ennast jällegi ei tunne selles energias ära, siis võib see teie jaoks olla siuke nagu austaja partneri või mingi lähedase isiku energiakaart. Et sellisel juhul mees energia pigem mingi meesterahvas äkki siis. Aga teise kaardina on siin tegelikult kaksikute jaoks väljas ka kohtukaart ja kohtukaart on nagu mingi tegelike tõdede kaart või avastuste tegemise kaart. Te võite midagi nagu teada saada või teile võib endale tulla mingi olukorra suhtes siis nagu selgus, et see on siuke nagu olukordade lahenemise kaart, aga samas ta on ka siuke nagu negatiivse mingi mineviku olukorra vabastamise kaart. Et ma ei tea, kui siin on mingid mineviku hirmud, mis iganes siin võib olla nagu mingid negatiivsed suhted või sidemed, et siin justkui see kaart ütleb, et tänu mingile selgusele või tänu mingile lahendusele keegi saab siis vabaneda mingist negatiivsest mineviku energiast, et igal juhul väga hea, see on hästi tugev siuke nagu spirituaalenergia kaart ka või spirituaalse ärkamise kaart, et väga hea energia tegelikult siin kaksikutele. Ja selle peale siis 3. kaart esimeses reas on müntide emand. Tegelikult see müntide emand oli see esimene kaart, mis siin keerutas ja laua peale kukkus, aga ei ole kindel. Muidugi nüüd müntide emand on siis hästi siuke stabiilse ja turvalise isiku kaart, hästi usaldusväärne inimene, hästi hooliv, samas ka leidlik inimene. Ja mündid kindlasti näitavad siin siukest küllust, viljakust. Viljakus võib olla nagu raseduse energia, eks ju, aga küllus võib siis olla ka siuke materiaalne ja rahaenergia. Muidugi mündid mõnikord võivad näidata ka lihtsalt inimest, kellel on palju head õnne justkui. Et väga hea energia, jällegi naisisiku kaart või naisenergia kaart võib tähendada nii meesterahvast kui naisterahvast, et muidugi kuna siin lugemises on väljas kuningas ja emand, et siis pigem tahaks eeldada, et emanda kaart on ikkagi naisterahva kaart ja kuningas on meesterahva kaart. Aga ei tea, ise teate siin olukorras paremini, kes siin mis on, eks ju, et müntide emand peaks olema siuke heal järjel olev austaja või partner või hästi stabiilne või turvaline partner nagu. Et jällegi hea energia, vaatame teist rida. Ja teise rea alustuseks siis kaksikutele väljas müntide 10. Kümned alustavad siin mingit uut positiivsemat tsüklit eelnevale ja müntide 10 on väga hea töö ja raha ja siuke arengute tsükli kaart, aga müntide 10 on alati olnud ka hea pereasjades, et nagu siit pildi pealtki on näha, et meesterahvas, naisterahvas, lapsel hoiavad käest kinni, lapsed tantsivad ka taustal seal mingi hunnik, mingi sünnipäev justkui koer on siin, et võib tähendada neid kõiki asju, mingid loomi, eks, et kellelgi võib siin olla koer nagu, aga justkui jah, siis müntide 10 peaks alustama kaksikute jaoks mingit uut hästi külluslikku tsüklit ja võib see ka olla siis mingites tööalastes asjades, sest rahaenergia on siin tohutu ja eelmine kaart oli ka siis nagu müntide emand, et väga hea rahaenergia on tulnud siia sisse. Nüüd aga eelviimase kaardina
on siin välja anda narr ja narr on kõige esimene kaart tarapakis, tähendab ta alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid. See on justkui murevaba kaart või sihuke vooluga kaasa minemise kaart, muidugi ta natukene hoiatab, et te oleksite piisavalt nagu tähelepanelik, et ei teeks ise mingeid rumalaid või lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta, aga kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis justkui see kaart ütleb, et ei ole vaja siin midagi karta, tuleb uutele justkui nagu väljakutsetele või võimalustele vastu siis minna ja läbi selle algab siit mingi uus teekond, et müntide 10 just ütles ka ära, et uus tsükkel kas on alanud või on peatselt algamas. Ja lõpplahendusena kaksikule välja anda karhikat 9, ülimalt hea kaart, mida lõpetuseks ka saada, seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart, võib-olla sihuke jah, emotsionaalsus ja romantika energia on siin ka, et tõesti võib see tähendada siin mingeid suhteid, aga see on ülima rahulolu kaart ja võib see tähendada kõige rohkem mingi nagu soovi täitumist. Et kui te olete siin midagi soovinud või manifesteerinud, siis väga võimalik, et see kaart just üritab öelda, et sellel uuel tsüklil mingi soov teid täitub. Et võib-olla siis tasuks öelda just, et unistage suurelt, aga väga positiivsete emotsioonidega energia siin on ja ei ole lugemises ühtegi halba kaarti, et kindlasti loodan siis kaksikutele mõnusat maikuu algust. See oli selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võiks ikkagi liituda peregrupiga ja muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.